29. aprill on jälle üks nendest päevadest, kus sinu tegevused on sellised, mis on mõjutamas või mõjutanud ka sinu järeltulevate põlvkondade tegemisi. Sa oled suutnud koguda või luua endale sellise elu, mis on sinu jaoks hea, mugav, mõnus, su perele meeldib ja kõik tuleb kätte, mida sa oled tahtnud. Mingitel hetkedel tundub küll, et võib-olla peab natukene ootama, et see kasvamine ei toimu nipsust, aga see ei ole midagi halba. Tavaliselt ongi see aeg, et nii-öelda selline mulda pistmise ja saagi saamise vahel on see aeg, kus sa jõuad teha kõike muud, lisaks otsustada või plaanida, mida sa selle tulemusega ka peale hakkad. Tihti on ka nii, et see aeg seemnete ja saagi vahel on vaja mõelda, et kas see, mida sa oled teinud, on see, mida sa teha tahad. Vahest on ka aeg selleks, et mitte ära ehmatuda ka sellest küllusest, mis tulla võib. Mingitel hetkedel võib-olla ongi see kartus tuleviku ees mitte see, et sa ei saavuta midagi, vaid just see, et kui sa saavutad selle, millest sa unistad, et kas sa oled valmis sellega kaasnevaks. Et võib-olla tasubki mõelda natuke selle peale, et kui ma saavutan selle, mida ma tahan, et kuidas ma sellega suudan hakkama saada. Selles ei ole midagi kehva, selles ei ole midagi halba, vaid ongi see, et sa pead ise kasvama sellesse samasse kohta, kus sinu küllus on sinu jaoks normaalne ja küllus on meie kõigi loomuomane olek.